Jah, tänu, issand Jeesus, isa, me täname, issand, et sul on täna sõna meile jagada ja issand, me täname, et sina annad ikkagi oma lastele ja me palume, issand, et kõik, mis on sinu vaimust, issand, mis meid manitseb vanas selles vanemas piiblis on manitseb, uues on juba julgustus. Vanem meil rohkem manitseb meid. Issand, palume, et ta manitseb meid ja et me saaksime kuidagi valmis Kristuse päevaks. Et kui sinu tulekul ei oleks meil läbi, vaid meil oleks julgus Jumala ees, et meil oleks mingit oma õigust. Me seda palume, issand. Las kõik, mis me täna räägime, tuleks sinu vaimust ja mis ei tule sinu vaimust, las läheb ühest kõrvast sisse teisest välja. Ärgu tehku mingit kahju, ärgu keegi endale lugegu mingisugust jama endale, et umbes, et ei tea, mina sain, vaid issand, las see kasvatab meid, issand, et me lahti ütleme sellest maailma meelsusest ja hakkaksime siin korralikult teenima ja viima oma ihud elavaks ohvriks sulle, nagu sa ütled, see olgu meie mõistlik Jumala teenistus. Amen. Nii, ja nüüd ma annan oma kalli armsale Susannale. Ja. Armu ja rahu. Täna räägime issanda päevaks valmistamisest. Kuna mul läks kiireks selle otsimisega, siis otsustasin nii, et mis kirjakoht piiblist lahti tuleb, sellest räägin. Ja nii ta siis tuli. Loeme siis piiblist 1. Thessaloniklastele 5. Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nii, nagu varas öösel. Kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained, sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse, kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga, sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. Seepärast siis julgustagem või manitsegem üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. See oli siis Jumala sõna. Jeesuse tagasituleku lähenedes kuuleme rohkem teatud päevast. Seda päeva nimetatakse issanda päevaks, seda päeva mainitakse nii vanas kui ka uues testamendis. Mis on issanda päev, mida piibel selle saabuva päeva kohta ütleb ja miks on issanda päev üldse oluline. Lühidalt öeldes sain sellise vastuse, et see on 7-aastane periood, mil Jumala kohtuotsus valatakse selle maailma kurjuse peale ja Jumala eesmärgid saavad lõpuks täidetud. Kuid selle päeva kohta on ka häid uudiseid. Kuigi me ei tea Jeesuse tagasituleku päeva ega tundi koguduse juurde, Matteuse 24:36 ütleb, seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taevainglid ega poeg, vaid isa üksi. Mis paneb aluse issanda päevale, ütleb Paulus meile 1. Thessaloniklaste 5. peatükis, et me võime olla kursis aegade ja aastaaegadega, millest suurem osa on küll kirjutatud Danieli raamatus, mida kõik siis saavad ise lähemalt uurida. Mina ei jõudnud kokkuvõtet teha. Kõik me saame aru, et issanda päev on sündmuste jada, mis leiab aset inimkonna ajaloo lõpus. See toimub ja see on Jumala suveräänne tahe. See ei jää ära ja seda ei saa muuta. Seda on üksikasjalikult kirjeldatud nii siis Danieli kui ilmutuse raamatus. Ja seda päeva tuntakse kui ka suur viletsus, mis on Matteuse 24:21, sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iialgi.
Teda siis tuntakse issanda päevana. Jesaja 2.12 ütleb, sest vägede issandal on päev kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada. Jesaja 13.6 ütleb, ulguge, sest issanda päev on ligidal. See tuleb kui hävitus kõige väeliselt. Seepärast lõtvuvad kõik käed ja kõik inimsüdamed löövad haraks. Nad kohkuvad. Vaevused ja valud haaravad neid, nad vaevlevad otse kui sünnitaja. Üks vaatab teisele jahmurult otsa, nende palged on tulipulased. Vaata, issanda päev tuleb hirmsana, raevu ja tulise vihana, et tühjendada maa ja hävitada sealt patused. Joeli raamatus räägib samast, seda päeva, sest issanda päev on ligidal, see tuleb kui hävitus kõige väeliselt. Joeli 2.1 ütleb, puhuge sarve Sionis, tõstke häält mu pühal mäel, värisegu kõik maaelanikud, sest issanda päev tuleb, see on ligidal. Joeli 3.14 ütleb, päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev, suur ja kardetav. Moosese 4. raamatus ütleb, et see on häda ja viletsuse päev. Jeremia 37 on ta Jaakobi viletsuste aeg, ehk see päev on suur, selle sarnast ei ole, see on Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest. Aamose 5.20 ütleb, eks ole issanda päev pimedus, aga mitte valgus. See on sünge ja sellel pole sära. Niisiis, issanda päev on 7-aastane periood, mil saatan teeb viimase katse varastada Jumala troon, vahetult enne seda, kui kuningas Jeesus ta kukutab. Aga mis siis on Thessalonika kiriku tähtsus ja seos selle issanda päevaga? Lugesin sellest huvitavat materjali, autorit ma ei leidnud ja nii ta siis kirja läheb. Thessalonikal oli Egeuse mere ääres suur sadam, mis tegi sellest silmapaistva linna Makedoonias, tänapäeva Kreekas. Paulus läks Thessalonikasse oma teisel missioonireisil evangeeliumi kuulutama, aga teate, see ei olnud tema esimene valik. Püha vaim takistas tal Türki minemast, kus ta jutlustada tahtis, nii et lõpuks ta läks siis ikkagi Thessalonikasse. Paulus oli seal vaid paar nädalat, kuid paljud kreeklased, mõned juhtivad naised ja mõned juudid võtsid evangeeliumi vastu ning kogudus alustas tegevust. Ja siiski õhutati paljusid uskmatuid juute selles Thessaloniki piirkonnas uute usklike vastu viha, mis lõi vaenuliku õhkkonna. Aga Thessalonika kogudus jäi kindlaks sõnadele, mida Paulus neile Jeesuse sõnumi kohta õpetas ja kogudus ikkagi kasvas. Suurenenud vaenulikkus katkestas Pauluse missioonireisi, seega oli tal mure, et kogudus ei saanud päris kokku vajalikku teavet vaimseks kasvamiseks. Ta saatis ka Timoteuse äsja asutatud koguduse seisukorda vaatama ja see tuli tagasi hea raportiga. Seega kirjutas Paulus kirju, et neid juhendada, julgustada ja ning issanda päeva kohta lisateavet anda. Ja mida me saame õppida Pauluse kirjadest Thessalonika kogudusele? Nagu enne mainitud, lubame pühal vaimul uksi avada ja sulgeda. Issanda päeva lähenedes võib sul olla plaan kellegile abikäsi ulatada ja head sõnumit jagada, aga pidevalt jääb teele midagi teistsugust. Ära kaota südant. Pööra tähelepanu sellele, keda Jumal sinu teele asetab. Vahel ongi keelamised ja ebaõnnestumised meie plaanidele hoopis Jumala vaimu juhtimine. See on püha vaim, kes sulgeb ja avab uksi sinu või kellegi teise elus. Usalda, et kui issanda päev läheneb, asetab Jumal inimesi sinu teele põhjusega. Kiida Jumalat ja jätka nende kasvatamist ja julgustamist ja manitsemist. Paulus tundis Thessalonika kristlaste vastu suunatud vaenulikkust. Tema kirjad väljendasid tema armastust koguduse ja selle juhtide vastu, kui nad ootasid Jeesuse tagasitulekut. Pauluse sõnad thessaloniklastele ütlevad meile, et me peame olema valmis Jeesuse tagasitulekuks ja püüdma mõista teisi prohvetlikke asju ja sündmusi. Meile antakse juhised olla valmis, sest issanda päev ju tuleb nagu varas öösel. Päev ise on teadmata, kuid see võib tulla kohe ja me võime selle saabumisele kindel olla.
Jumal teeb meist valguse ja päeva lapsed, ütleb Jumala sõna, pojad ja tütred Jeesuse kaudu. Meid päästetakse pimedusest ja tuuakse valgusesse. Seepärast peame valgusega nõustuma ja tegutsema vastavalt sellele. Meile on antud uus loomus ja uus elu. Aga teie, vennad, ei ole pimeduses, et see päev teid võiks tabada nagu varas. Te kõik olete valguse pojad ja päevapojad. Meie ei ole ööst ega pimedusest. Ärge laske ennast uinutada poliitilistel, majanduslikel või sotsiaalsetel oludel, mis jätavad meid vaenlasele avatuks. Nendes maistes asjades ei ole rahu ega turvalisust. Pigem on need tema tulemise märgid. Sama kirjakoht jätkab salmis 3, kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale ja nad ei pääse pakku. Meie selle asemel peaksime panema selga varustuse, soomusrüü ja kiivri, mis kaitsevad meie südameid ja meeli Kristuses Jeesuses. Ärgem siis magagem nagu teised, vaid valvakem ja olgem kained, sest kes magavad, need magavad öösel ja kes joobnud on, need on öösel joobnud. Aga meie siis peame olema kained, riietatud usu ja armastuse soomusrüüsse ja kiivriks pääste lootusesse. Thessaloniklaste 5. peatükis ütleb Paulus ka, et meile, me kristlastena, võime tunda tulevikus kindlustunnet, et oleme päästetud ja mitte määratud viha alla, mis valatakse issanda päeval. Seega me peame lohutama üksteist, me peame üksteisele meelde tulema isalt tulevaid häid ja täiuslikke ande, julgustama üksteist, jääma sõnasse ja osalema piibli kogukonnas. Need pakuvad meile lohutust ja ehitavad meid üles. Seepärast lohutage üksteist ja ehitage üksteist üles, nagu teiegi teete. Ja nüüd tuleb vaadata tõele otsa ja küsida, et kas me oleme piisavalt julged vastu võtma sõnumeid issanda päeva tulekuks. Mis selle küsimuse ajendas? Meie praegused ajad on väga võrdväärsed 30. aasta Eesti ajaga. Ja mõned näited. Oli Eesti kuulus prohvet Karl Reits, kes kohtus president Pätsiga, kes pidas seda prohvetit lollakaks ja manitses teda mitte hirmutama rahvast. Paaril korral üritas ta saada jutule sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneriga. Viimane keeldus teda kuulamast ja laskis vahi alla võtta ning korra ka tema kallal kumminuia kasutada. Ilmutused ja tema kuulutused tulid Jumalalt, tema ennustused on läinud täide, lisaks põhikuulutustele ka väidetavalt kiusajaile heidetud spontaalsed repliigid. See avaldab muljet, kuid ei tarvitse olla ainuotsustav tundemärk. Olulisem on, et prohvet kutsub rahvast autentse Jumala juurde ja mitte ei kalluta teda mingi ebapiibelliku Jumala poole. Sellest eksamist tuleb Reits välja puhtalt. Tema põhisõnum on üsna lühike. Häda tuleb, armuaeg on lõppemas, karistused seisavad ees. Kui rahvas oma juhtide ja preestritega eesotsas võtab Jumala hoiatust kuulda ja parandab meelt, jääb karistus tulemata. Nagu me nüüd tagantjärgi targad saame olla, et see karistus ei jäänud tulemata ja sest meie riigi juhid ei võtnud seda hoiatust kuulda. Häda tuleb, parandage meelt, otsige Jumalat, lugege tema sõna, ta kuulutas seda 11 pikka aastat. Ta visati välja Eesti Vabariigi suurimatest kirikutest ja palvelatest. Turuplatsidel järgis teda sajatamine ja rahvas pidas teda valeprohvetiks. Ta tuli arestimajas istuda 1 kuu jooksul kuskil 12 ööpäeva, mille seal ta ise kirjutas, et ilmalike inimeste ja valgustamata paganate poolt vanglas leidsin ma arusaamist. Nad ütlesid mulle poolehoidu avaldades, et meie oleme süüdlased ja peame kinni istuma, aga temal ju pole mingit süüd. Jumala sõna kuulutamine on ju lubatud. Niisugust tagakiusamist on kergem kannata kui vaimu poolest pimedaks jäänud usklike tagakiusamist. Ja siis need paganad õpetasidki talle seal arestimajas, et ta ei tohi seisma jääda seal turuplatsidel, vaid ta peab kogu aeg kõndima, sest siis ta ei kutsu rahvahulki enda ümber, ta saab nendest läbi minna ja ta pääses nii mitmel korralgi arestist.
aga jaa, mõned ütlesid, miks te lasete teda rääkida üldse, aga keegi ei julgenud avalikult Reitsile aga öelda, et mine konkreetselt minema. Aga nagu meil siin neid julgustusi pakutakse, et me peame rohkem julgustama, siis kuulame neid julgustusi, mida Reits ütles. Lihamüüjatel oli meeldivaks kombeks Reitsi kontidega pilduda. Kord ühel sellisel puhul pöördus prohvet pildujate poole, ütles, loopige aga pealegi, praegu on veel konte, varsti aga jooksete üksteise võidukontide järele ja seisate järjekorras. Kes on nõukogude ajal elanud, teab täpselt, millest jutt käib. Kord viskas üks turunaine teda halvaks läinud kurgiga. Reits pöördus rahulikult naise poole ja ütles, sa viskasid mind kui inimest, aga tea, sa viskasid Jumala prohvetit ja ta lahkus. Hiljem selle naise käsi kuivas. Ta elas mõigus ja kui ta kohtas pärast tuttavat õde, siis rääkis temale selle loo tulemusest. Mu parem käsi hakkas kuivama ja on võimetu. See on mulle Jumala karistus selle eest, et viskasin tema prohvetit. Keegi rikas daam sai prohveti manitsustest väga ärritatud ja hakkas temaga tõrelema, mida te räägite ja rikute inimeste rahu. Prohvet vastas kurjale naisele lühidalt, ilmutades talle peatselt saabuvat Jumala kohut. Mõned päevad hiljem nägi prohvet oma silmaga pealt selle uhke ja jõuka naise kurba saatust, kui ta peagi autosse pandi ja surnult ära viidi. Reits oli pärast sõjavanglast vabanemist ja kodumaale jõudmist hakanud sidemeid looma kohaliku vennaste kogudustega. Kuid pidid tõdema lõpuks, et sealsed vennad muutusid ta vastu peatselt külmaks ega tahtnud tema läkitust võtta Jumala asjana. Nad keelasid tal sel teemal rääkimise ja kõikjal, kuhu ta läks, püüti ta nurka suruda, kui ise hakanud prohvetit. Ei meeldinud tema karm sõnum ja meeleparandamise nõue. Teine jumalakartlik prohvet, kelle Jumal surnust üles äratas, oli siis Taevajaan, kes läks ka kirikutesse ja ütles valju häälega ühes kirikus, siit pääseb 2 inimest, siit kirikus pääseb 3 inimest. Kirikud olid rahvast täis. Nii et see on päris pisku, mis pääseb. See Taevajaan siis sai veel iga neljapäev peksa, sest ta oli öelnud, et mõisaärne isa istub põrgus. See on ka see hea fakt. Aga ta võttis seda peksu, tunnistused on niimoodi, et ta nagu küll peksti verele, aga samas ta taastus nii hästi, et see oli nagu üleloomulik lausa. Ja tulebki vaadata Jumala kartusega neid tänapäeva ise hakanud prohveteid, kes oma südame pettekujutluste järgi, nagu on kirjas Jeremiia 23-26, et lasta ennast antikristuse vaimudel mõjutada. Me peame paluma eristamisandi. Tuleb, kui prohvet, õige prohvet kuulutab issanda sõnu, seal on probleem, meeleparandus, kutse ja lahendus, siis selle peame me endas kinnitama, mitte laskma valevaimudel ja nõidusel oma elu juhtida. Et kuidas see oli, et õige prohvetlus ja püha vaim mõistavad sind süüdi, aga valeprohvetlus tekitab sulle hirmu ja oli vist hirm oli ja mis seal veel oli? Ja lahendust ei ole, jah. Et alati, kui midagi prohvet räägib, siis me peame kuulama ta lõpuni, et kas seal on ka mingi lahendus. Et ei saa lihtsalt turtsuda välja mingi asja, et see võib tulla pettekujutluse alt. Nii. Aga siis jääbki küsimus, et milline kirik võtaks sellise prohveti nagu Karl Reits ja Taevajaan ja Kaalepi kirjad siin koguduses vastu ja ütleks, et jah, te olete õiged prohvetid. Ma ei ole isegi kindel endas. Nii, ja ja meil on ka öeldud, et me ei räägi julgustavalt, kuigi me nüüd just vaatasime, et vanades tõlgetes on julgustamine võrdsustatud manitsemisega. Aga mis on siis julgustamine usus kaaskristlast? Et paranda meelt ja mine risti alla või meeldib rohkem Jeesuse lause Johannese 13:27 ja palakese järel läks saatan temasse, pange tähele, apostli sisse läks. Ja Jeesus ütles talle nüüd, mida sa teed, tee kiiresti. Et milline on siis see
Jumalale meelepärane julgustus. Aga mis Paulus ütleb? Tunnustage hoopis oma vaimseid juhte. Meie vaimsed juhid ei ole juhid tiitli, vaid pigem oma teenimise pärast. Kui keegi meid Jumala sõna järgi noomib või nõustab, siis ülistagem Jumalat tema eest. Kõik me vajame oma elus vaimset juhtimist, et saaksime kasvada. Vaimulikud juhid õpetavad teisi kristliku vennaliku armastuse kaudu, hoiatades, parandades ja julgustades. 1. Thessaloniklaste 5.12.13 ütleb, me manitseme teid, vennad, tunnustama neid, kes teie seas töötavad ja on teie ülevaatajad issandas ja teid manitsevad ning pidama neist väga lugu nende töö pärast. Pidage rahu isekeskis. Miks ütles Paulus Thessalonika kogudusele, et nad oleksid ja teeksid neid asju? Ta tahtis, et nad oleksid Jumalale eraldatud, kui issanda päev läheneb. See on Jumalast sõna tänapäeva kogudustele samuti. Me peame loobuma vanadest mõtteviisidest ja muutuma, uuendades oma meelt Jeesuses. Me peame mõistma, et Jeesuse tagasituleku lähenedes vajame tema jõudu ja armu, et neil viimastel päevadel vastu pidada. See on Pauluse sõnum, saada pühitsetud Jumala auliste eesmärkide jaoks neil viimseil päevil. Thessaloniklaste 5.23.24 ütleb, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim, hing ja ihu säilitagu laitmatult meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ustav on see, kes teid kutsub ja tema teeb seda ka. Rõhutus on lisatud. Sõna täielikult on kreeka keeles liitsõna sõnadest holos, mis tähendab tervikut ja terviklikku, ning telos, mis tähendab lõppu. Teisisõnu, Paulus ütleb, et Jumal pühitseb meid täielikult, saavutades lõppeesmärgi. Ükski osa meist ei jää puutumata ega tema vaimu poolt kättesaamatuks, kui me lubame Kristuse pühal vaimul enda sees tegutseda, ennast noomida, parandada ja ka julgustada, manitseda. See, kes seda teeb, on ustav. See on Jumala lubadus. Me peame end ette valmistama, olema elavaks tõendiks armastavast Jumalast valvavale maailmale, peame olema valvsad ja mitte laskma ennast uinutada antikristuse vaimu poolt, mis varitseb selle maailma pimeduses. Me võime olla kindlad oma päästes Jeesuses Kristuses, lohutada üksteist ja tervitada püha vaimu pühitsevat väge oma ellu, mis hoiab ja täiustab meid issanda Jeesuse tulekul, issanda päeval. Kas me oleme valmis? Margus jätkab. Ja isa, me täname et me tegelikult läheme järjest ju selle, et meile tullakse järgi ja Jumal tuleb ju järgi ainult nendele, kes teda ootavad. Nii et meie asi on oodata issandat. Muidugi see päev on jube, see päev on pime, tuleb, kui karuast põgenet tuleb lõbi vastu. Loomulikult on pime päev. Aga meilegi, kui me oleme Jeesuse sees, meil on valik, kui me Jeesuse sees, et meid leitaks sinu sees. Me teeme ka selle palve, et meid leitaks tema seest. Ja ega kui püha vaim vaata tuli, praegu on meil armuaeg, aga armuaeg on selleks, et siia risti alla tulla. Kogu oma probleemidega, selle probleemiga, teise, kolmanda, neljanda probleemiga. Ja selleks on armuaeg. Ja me teame väga hästi, et piibel ütleb, et armuaeg saab otsa. Ja siis, kui see otsa saab, siis enam risti alla ei saa. Ja me vaatame ka seda, et kui on armuaeg saab otsa, siis see paljastub neitside loost. Ühed olid targad neitsid, need olid õli täis, aga teised olid rumalad. Ja armuaeg on ju otsa saanud, sellepärast, et targad ütlesid, me annan üht tilka õli siin välja. Kõik, te ei saa minu käest praegu mitte midagi, ma ei palveta ka sue eest, mingi oska ise. Ja jäiki maa, armuaeg oli kuidagi otsa saanud, enam ei olnud õli saadavat. Et praegu on see armuaeg. Ja vaata, kui Apostlite 5.30 ütles, meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud. Vaata, kus ütles kohe otsa näkku, vaata, Peetrus seal. Ja ütles seal meist, rahu, kõik on korras. Te olete tapnud, ütles kohe välja inimesele, te olete Jeesuse tapnud, riputades ta risti külge. Nii, Jumal on just tema oma parema käega ülendanud juhiks ja päästjaks ja andma Iisraeli rahvale meeleparandust.
kui Jumal annab meile meeleparanduse, seda on ka viljadest näha, siis inimene hakkab meelt parandama. Tegelikult kui Jumal meeleparandust ei anna, me väga hästi teame, siis ei paranda meid ükski inimene meelt. Sa võid ennast siniseks meelt parandada, aga kui sul püha vaimu meeleparandust ei ole, sa ei saa seda parandada. Seepärast, et kas see ongi arm, et sa saad meelt parandada. See on arm. Me väga hästi teame, kui me Jeesusele tulime, siis me saime meeleparanduseks vaimu. Kuidagi hakkas, kuidagi patt hakkas nähtav olema, kuidagi tundsid ennast, kuule, ma olen patun. See on arm. Aga kui sul seda enam ei ole, ma olen õige, siis ei olegi sulle, sa juba arm on juba sinult lahkunud, siis parem kisa täieks kõrist. Jeesus, miks ma ennast liiga puhtalt tunnen siin? Kui Villi näitab, et veel on mustust täis. Ja näed, et juhiks päästjaks andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeks andmist. Näed, annab meile parandust, et sa ennast tunnistaks oma viga, läheks risti alla ja saad ka andestuse. Vaat see ongi arm. Me oleme armu ajal, me saame meelt parandada, meelt uuendada veel ja ka saame Jumala käest andestust. Praegu on see aeg. Ja meie oleme kõik selle tunnistaja ning samuti püha vaim, kelle Jumal on andnud, ja tuleb väga tähele panna, neile, kes on talle kuulekad. Neile, kes on kuulekad, mitte sõna kuulmatutele. Sõna kuulmatud ei saa mitte mingit püha vaimu. Nad saavad nõiduse vaimu. Muud kui bravuuritsevad siin ja seal, siis on teada, et püha vaimu nad ei ole saanud. Nad peavad hakkama, issand, anna mulle püha vaimu. Ja kui nad püha vaimu saavad, see esimene asi, mis nende südames tuleb, meeleparanduse tundmine. Sa lähed jooksed risti alla, nagu John Bervee oli, et läks seal, ma ei tea, läks kunagi lugesin, et läks seal tülli oma mingi pastorite kassadega, läks seal tülli ja bravuuritses seal. Ja ühel hetkel kisendas seal Jumala poole, tal oli täis needus peal absoluutselt. Ütles, et kõik autod lagunesid ja kõik lagunesid. Ja siis Jumala vaim ütles, et kuule, et sa läksid mu võitu vastu nagu. Ja ütles, et lähed ajad asjad korda. Vot. Ja Jumala vaim ütles. Ja siis, kui ta ajas asjad korda, ta sai armu meele paranduseks, hakkas meelt parandama, sai aru oma patusest, sai aru, et ta on uhkeks läinud, ülbeks läinud ja läks ja palus, sai meeleparanduseks vaimu ja sai pattude andeks saamise ja vaata, mis ta nüüd on juhtunud. Ta alandas ennast ja vaata, kui kõrgele ta nüüd ülendatud on. Praegu terve maailm loeb tema raamatuid ja need on niivõrd tahkeid ja niivõrd karmid, ütleme ausalt, mõnusad karmid. Mulle meeldib siukene, et kui ma leian sellest karmist õpetusest, mina leian oma pattu ainult karmidest õpetusest. Kui siin kogu aeg kõrvu oditatakse, me ühtegi pattu ei leia. Absoluutselt. Aga kui on karm õpetus, siukene terab ja kõik on lõikav, siis küll sa oma patu sealt, küll pastor sulle patu sealt ette näitab. Ja siis sa saad rahulikult risti jälle tuua. Mitte midagi karmi ei ole. Muidugi sa võid bravuuritseda ka, et see enda sees see sõda, võitle see sõda üks korda ära. Ja siis alanda ette, siis muidugi tuleb uhkus, kuidas ma alandan, kõik juba teavad, et ma olen nii püha. Tead, ei tea kedagi, et sa nii püha pole. Kelle natuke silmad lahti on, teavad, et sa ei ole absoluutselt enam püha. Et pühadust näitab hoopis see, kui sa oled alandlik. Ma tean väga hästi armas vend, kes läks taevasse Rein Uuemõis. Tema elupäevad lõppu on näha, ta läks posti taha, kui kes Oleviste kirikus on olnud. Posti taha peituda, ta oli posti taga seal, et keegi ei nähtaks. Läks kõige peitu seal, ei ta ainult tahtnud kuskil seal ninapidi juures olla enam. Seepärast ta läks järjest alandlikkuse ja ei tahtnud, ei varjanud oma üleastumisega mitte midagi, oli väga alandlik. Ja issandale meeldivad sellised inimesed, nii et oleme meie ka, laseme ennast voolida ja meil on vaja tegelikult palletada, et need, kes on Jeesuse sees, nendel ei ole mitte midagi häda, seepärast, et Jeesus tuleb ilmutuse raamatus kohut mõistma. Ja praegu on see meeleparanduse aeg ja tuleb kohut mõistma, mitte enam armu andma. Nüüd ta praegu tuli, kui ta tuli 20 aastat tagasi, tuli ta tallena, nüüd ta tuleb lõvina tuleb. Ja siin on ilmutuse raamatust on ainukene, kes pitserid avab. See on väga hea laul ka, et ava pitserid ja rullraamat väeline.
see on väga hea ülistuslaul, mulle väga meeldib, see on praegune ajalaul tegelikult. Avapitserid, Pääline. Ja tema ongi Pääline, kes avab pitserid. Ja seal pitserid esimene plaks, kui lendab, esimene pitser lendab. Mis seal juhtub? Tule! Kohe kõue müri, nagu öeldi, tule ja tuli valge hobune amp käes. Antikristus tuleb seal kohe kolksti ja hakkab ambuma, võtab üksikuid, amb võtab üksikuid. Aga ta on valge hobuse peal. Näitab, et kõik on kunnossa, aga tegelikult ei ole. Ja seal lõpeb järgmine pitser, tuleb järgmine hobune. Me teame seda, tuleb ja siis tuleb nälg, siis on kaalud seljas, siis on, ja lõpus tuleb surm ka veel kohale ja kõik hüütakse trooni eest välja. Nüüd on see, kui me oleme trooni kuninga selja taga ehk Jeesuses, siis meil ei ole vaja karta ega hirmu tunda, seepärast me oleme kuninga poolel. Me peame kuningaid valima. Ilmutuse raamat on väga hea raamat, sa saad valikud. Kas oled selle Oora kirikus, kas oled selle, kes metsalise seljas, metsaline on kõik valitsused ja asjad, selle valitsuste meelses kirikus, Oora kirikus, istud seal selle metsalise seljas ja jood pühade verd ja mõnitad pühasi, kes meelt parandavad. Või oled sa Jeesuse selja taga, oled sa selle naisega, kes on taevane Jeruusalemm, kellel on 12 pärga peas. Meil on pool valida, üks naine, kes on ülipüha, kes draakon tahab poeg ära süüa, ja teine on see, kes on metsalise seljas ja üleni ennast täis joonud pühade verest. Meil on valik, kuhu kohta me kuulume, et me peame kuuluma siia poole, Jeesuse poole ja sinna saab kuuluda ainult meeleparandusena, ainult alandlikud. See näide, vaata, kui me käisime seal reisil, vaata, kui hea meil põllu peal oli näide, Rai Hein seal püsti, tead, ui, nina püsti seal ja juba oli nisu oli juba kallutanud oma pea. Seal on nii hea pilti, et lõikaja tuleb, esmalt kogunetakse Rai Hein. Seal tõmbab ainult korraks pikatiga ja pealselt lähevad. Aga need, kellel on pea alandlik, need jäävad kõik ilusti alles. Ja mitte midagi ei juhtu nendega, nad on alandunud ennast. Ja seal oli ka mõned rohelised, mis ei olnud veel kergilt, oli näha, et rohelised veel ei olnud veel täitsa vili valmis, siis ei olnud veel pea alandlik, oli siuke pool longus. Aga Jumal tahab, et kõik need viljad tõmmaksid pea täitsa alla. Ja siis issand vaatab põlgu valmis, asi on küps, kuiv ka veel ja valmis lõikuseks ja siis läkitab ingli ja tõmbab ja esmalt kogunetakse Rai Hein. Esimene osa, mis läheb kuningriigiks Rai Hein, kuradi lapsed, igavesed pahanduse tegijad läheb minema ja nüüd on see asi, kus kohas meil on ka valik. Kumb oleme, kas nisu või Rai Hein? Me ei taha Rai Hein olla, oleme parem alandlikud, laseme issand ennast pooli mind. Ja tõesti see, meil ei ole vaja mingit pikka palvet, et piinitame palve 5 kilomeetri pikkuseks. Täna kuulsin väga head palvet. Help! Nii lühikene, appi! Vaat see ongi kõige lühikesem palve, kui sa hüüad palveränduri teekonnas. Nii kui ta hüüdis, kohe tõmmati alt solgist välja. Koheselt. Korraks hüüa ainult nime ja kohe tulen. Mõdu palvetame seal, ei tea mis pool tundi jutti. Ingel enam jõua kuulatagi, läheb minema vahepeal, tuleb tagasi, ikka veel palvetab. Ta teab ju ammu, et sa palvetad, hüüad appi, issanda nime ja sind päästetakse. Jeesus! Ja juba abiväge tuleb. Lihtsalt oma isanda nime. Ja seda saab ka läbi proovida, kui sa hädas oled, äkki mõni jääb ema appi või isa või. Aga kui me Jeesus on südames, siis on Jeesus ikkagi. Kui on hädas oled, siis hüüad oma kuningat, igaüks hüüab oma kuningat. Ja kui kuningat ei ole, siis kurjad inimesed hüüavad oma kuningat, oma sarvilist seal vannuvad, nii et löövad aamriga vastu näppu ja kohe tuleb nende kuningas. Kurat seal kohe tuleb ja kiidavad oma kuningat. Me kiidame oma kuningat, kui on häda käelas. Ja meil ei ole mitte midagi siin karta, nii kaua kui me püsime Jeesus. Aga see on ka kõik issanda armust, et see palve on ka selline, et mind leitaks tema seest. Ja mul ei oleks oma õigust. See palve ongi Philippuse palve, mida me peaksime väga lühidalt tegema. Ja ma arvan, et sellega võikski lõpetada selle palvega. Ütleme kõik koos. Ja issand, et meid leitaks sinu seest. Ja meil poleks mingit oma õigust, mis tuleb seadusest,
vaid ainult see õigus, mis tuleb usust ja mis antakse meile usu peale. Jeesuse nimel. Aamen. Lühike palve. Ja, et see pika palve oli see, pikk palve on põhimõtteliselt jah, võib ingli magama panna, aga lühikesed ja apihüüud ja tänu issand Jeesusele. Ja ma arvan, et teeme palve, lähme vere osadusse. Korraldus loomulikult. Ja